isegi HIV-viiruste ravitakse, ravimid on olemas selline kehake. Tere! Küsiks siis, et kuidas jäid loenguga rahule? See peaks vastupidi olema, et teie peaksite rahul sellega olema, et mina edastan infot. No seda küll. Pigem teie poolt küsimus, et kui palju teile annaks see loeng infot juurde? Minule meeldis. Aitäh! Milliste probleemidega tavaliselt, mis on kõige levinum probleemidega teie poole pöördutakse, et näiteks mis aineid tarvitatakse kõige rohkem? Metanööl on see kõige esmasem, mis praegu tarvitatakse meil juhul noor kevadel hakkab või suve vastu kasutatakse. Aga probleemid, see on sotsiaalsed probleemid. Oskus elada selles ühiskonnas väga suurte probleemidega, tööpuudus, elamiskoha puudus, sissetuleku puudus. Te olete käinud ka teistes koolides räägimas. Ja kas te ise usute, et see selline koolides käimine, noortega rääkimine, et see aitaks? On selle nagu efekti või midagi sellist? Ma arvan, kindlasti mingi efekt on olemas, et 100% ma ei saa väita selle igale ühele jõuab kohale. Aga milles on mõte? Mõte on selles, et meie informeerime, teie olete iseseisvad ja mõtlete ja teid arendatakse mõtlemisoskusi. Ja ma loodan, et teie teete selline õige järeldusi, et mitte tarvitada ennast. See on nagu minu eest. Täna olen ma siin sportlike vabavõitlejatega, keda iga päev siin kooli saalis ei näe ja küsiks neilt siis mõned küsimused. Kui vanad hakkasid ise vabavõitlusega tegelema? Mina hakkasin 19 aastaselt. Mina hakkasin vabavõitlusega 23 aastaselt, aga 7 aastaselt hakkasin tegelema judoga ja sellega tegelesin 15 aastaselt ja siis vahepeal läksime kogus, aga alati oli mõte, et midagi sellisest jälle teha. Siis 2 aastat tagasi hakkasin tegelema. 20 aastat hakkasin taiboksu tegema ja siis 20 aastat hakkasin tegelema liitsu ja alguses tegelesin aasta aega vabavõitlusega, aga siis näiti üldse viimast aastat. Te ise jälgite näiteks Ameerika